tere! 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 Meil on suur rõõm teid tervitada, kellel on Fookuse Kompassi kaardipaki ostmisest möödas juba rohkem kui kuu aega ja kes sai kaardipaki kätte võib-olla alles mõned päevad tagasi. Meil on nii hea meel, et kaardid on jõudnud rohkem kui 140 inimese koju ja et väga paljud teist on võtnud selle hetke ja andnud meile ka tagasisidet, et milline see esmane kogemus on, kuidas on see tunne katsuda seda kaardipakki oma käes. Ja võib-olla on teie seas ka keegi, kellel on mõlemad kaardipakid ja on tekkinud ka väike võrdlusmoment. Ja täna on see päev, kui me loosime välja teie vahel 12 väga ägedat auhinda. Ja mis me siin ikka keerutame? Läheme siis parem ratast keerutama. On ju Ülle ja Külli? Muidugi. Ja hakkame otsast peale. Esimene auhind, mille me välja loosime, on personaalne coachingu sessioon minuga, 60-minutine. Kes on see õnnelik võitja? Paneme keerlema. Jah. Egle. Egle, palju õnne sulle. Sina võitsid coachingu sessiooni minuga. Ma võtan sinuga ise ühendust. Järgmiseks loosime välja 2 inimesele tarakaartide lugemise Ülle poolt 30-minutise. See tähendab seda, et üks inimene saab 30 minutit kaartide lugemist ja teine inimene saab 30 minutit kaartide lugemist. Kes on esimene õnnelik? See läks napilt. Väga napp oli praegu. See oli väga napp. Sulev jäi nagu nii napilt ilma praegu. Aga palju õnne, Kai. Ja kes on teine õnnelik? Teine võimalus on veel. Jaa. Liivi. Liivi, palju õnne. Palju õnne. Ja edasi loosime välja 5 veebiseminari salvestust. Esimene veebiseminari salvestus on Ma ju tean, miks ma siis ei tee. Nii et vaatame, mida universum otsustab, kellel seda veebiseminari täna vaja on. Marika, palju õnne. Suurepärane. Teine veebiseminar on Leiame takistustele lahendused. Loodame, et selle saab just see inimene, kes täna otsib oma takistustele lahendusi. Ja selleks on Liisi. Palju õnne sulle. Lõppväsimusele ja kurnatusele siin pimedal ajal. Kes seda vajab? Vaatame, mida loosiratas mõtleb. Kaidar, palju õnne. Tahaks kohe plaksutada kogu aeg, on ju? Kuidas ületada hirm eksimise ees? No kellel oleks vaja ületada hirmusid eksimise ees? Sest me teame, et kui hirm on, siis me ei hakka ju tegutsema muidu. Tiina, palju õnne sulle. Ja viimane veebiseminari salvestus, mis loosi läheb, on 5 olulist tähelepanekut, et järjepidevuse ja kindlustundega eesmärk ellu viia. Ja selle võidab Sulev, palju õnne. Nüüd õnnestus Sulevil võita. Jah. Nüüd loosime välja Ülle meditatsioonid, salvestatud meditatsioonid. Esimene meditatsioon on raha ja külluse loomine. No kes seda ei tahaks? Nii, läheb jälle napilt. Jälle nii lapikas. Kaja, palju õnne. Järgmine meditatsioon on sügav lõdvestus. Mõelda vaid, milline võlu on ühes pausis ja lõdvestuses ja mis pärast seda kõik võimalikuks saab. Kristjan, palju õnne. Ma tunnen, nagu jõulud oleks tulnud. Täiega jõulutunne on, jaa. Ja, täiega. Mida rohkem see ratas veereb, seda õnnelikum tunne sisse tuleb.
on ju, siit teile, kes te siin kuulate, on ju, milline tähelepanek, et tehes teistele head, jagades kingitusi, kui vägev tunne tekib iseenda sees, te peate lihtsalt seda proovima, et seda kogeda, enne te ei usugi. Ja kolmas meditatsioon, mis loosi läheb, on hirmude ületamine. Nii et kui siin enne keegi mõtles, et hirmude veebiseminari salvestust ei saanud, siis meditatsiooni saab. Annika, tegelikult ma tean, et Annika on korra selle loosi võitnud. Teate, Annika on selle Nii. loosi korra võitnud. Äkki, oota, mis me teeme siis? Aga loosime uue inimese välja, kes selle salvestuse siis saab ja Annika, äkki siis Annika, kuna talle loosiratas nagu 2 korda on selle õnne meditatsioonide juures toonud, äkki sa siis niimoodi sisetunde pealt ütled, mis sa arvad, kumba ta veel vajab lisaks hirmudele, kas lõdvestust või raha ja küllust? Ma võin vihjeks öelda, et Annika on just töökohta vahetanud ja uues rollis. Niisiis, hirmude ületamise meditatsiooni saab Liis. Liis I, perekonnanimi algab I-ga ja kuna päris mitmed palusid kas siis anonüümsust või siis seda, et me ei jagaks täisnime, siis sellepärast loosirattas on meil ka selline lühendatud, aga me võtame teiega ise ühendust, et siis te ei pea muretsema, et kes see siis oli. Nii et Angela. oota. Mis Angela seal sai? Liis oli. Liis oli, selles mõttes. Ma mõtlesin, kuidas see nüüd juhtus, aga ta kustutas ära selle võitja. Ja. Nii, aga Ülle, oled sa otsustanud, kas Annika saab nüüd raha ja külluse või sügava lõdvestuse, et siis ta teab, mida oodata? Raha. Saab raha. Ma arvan, et ta on väga õnnelik selle üle. Järgmisena läheb loosirattasse üks imeline Ülle originaalmaali printraamis, mille pealkiri on 54321 hakkad tegutsema. Ei tea, kas ma leian kaardipakist nii kiiresti selle ülesse või Ülle leiad sina selle maali kuskilt selle originaali ülesse? Ja. Ma isegi ütleks, et see on, ma arvan, peaauhind meil siin loosirattas. Ma kohe vaatan, kas ma suudan ta leida. Mul on küll ta siin ile võib-olla läigib vastu. Läigib küll, jah. Läigib ja. Läigib. Aga selline imeline maal. Sa võid isegi tõlgendada meile natukene Ülle, mida sina näed selle maali peal? See on juba kilesse pakitud, et teele panna, näete? Ja, mul on kilesse pakitud, et saaks nagu teele saata ja et ta oleks hoitud ja kaitstud ja mina ise näen siin väga väekat energiat, avatust, valmisolekut, oma meele, keha, vaimuga ühendust ja kergust kõige saavutamisel. Ja. Nii et Külli, tõmba loosiratas käima. Kes võidab? Ülle originaalmaali prindi imelises maalis, muideks see raamis, see raam on ka väga-väga ilus. Katrin, palju õnne! Ja 12 õnnelikku võitjat on välja kuulutatud. Mis tunne on Ülle ja Külli? Juhuu! Jõuluvana tunne on! Meil on nii hea meel, et te olete valinud selle vägeva kaardipaki oma lauale. Ükskõik, kas ta on siis uuest trükist või vanemast trükist, aga et see on sul seal laual ja et sa ikka kasutad, tõmbad sealt selle loosikaardi endale tänaseks päevaks on küsimusega. Ja kuna tagasisidedes oli ka mõnel korral selline küsimus, et tahaks osata neid pilte paremini tõlgendada, siis miks mitte, mine vaata, jälgi Üllet Instagramis, seal ta tegelikult päris sageli tõmbab päevakaardi ja vahel räägib ka juurde, mida tema sellel kaardil näeb, et siis võib-olla annab teile ka lahenduskesksust juurde, et mida veel saab märkidena lugeda. Kuigi ma ütleks, et kõige olulisem on see, et mida sina näed. Ja kuidas sina tõlgendad seda, mida kaardil näha on, ju Ülle võib-olla täiendad seda kohta? Ja, sest tegelikult, kui sa selle pildi endale siis võtad, siis mis sina seal näed ja kuidas sina seda tõlgendad ja mis emotsioon esimesena sul tuleb üles seda maali vaadates või seda pilti vaadates, mis emotsioon, mis tunne või mis mõte ja võib olla ka niimoodi, et sa näedki üks-ühele seda, mis su elus just parasjagu on juhtunud või mis on käesolevas hetkes oluline.
nii et võib ka olla üks-ühele tähendus. Mhm. Ja ärge alahinnake iseenda emotsiooni, mõtet ja tunnetust. Seda tuleb ikka üle hinnata positiivses võtmes. Jah, Ja usaldada rohkem oma seda intuitsiooni ja sisetunnet, et tegelikult meil kõigil on see intuitsioon olemas. Ja üks selline hea nõks võib-olla selle juures on ka see, et vaigistada rohkem seda mõistuse häält, mis hakkab täiega lobisema ja pakkuma neid variante, mida sa oled kuskilt mujalt kuulnud ja usaldada seda tunnet, mis tuleb nagu sõna otseses mõttes südamest. Ta räägib oluliselt vaiksemalt kui pea, kui teadlik meel, aga see on see kõige õigem, millest siis võtta sealt see nõksuke kaasa ja juhinduda ja minna edasi ja nii kihvt on olnud nendelt tagasisidedelt märgata, kuidas, no näiteks kõige viimane tagasiside, mis tuli. Mul oli peas juba mitu nädalat üks küsimus ja siis äkki taipasin, et küsin kaartidelt. See vastus, mis ma sain, pani mind selja taha vaatama, et kas keegi on veel ruumis. Kes selle kaardi mu kätte juhatas, sest sain vastuse, mida polnud osanud oodatagi, aga ometi tõi see väga selge rahu ja tegutsemisjuhise. Usaldage! ja see näitab ka veel, et tegelikult oli pime nurk, mida sa ise ei näinud ja kaart tuli ja näitas sulle selle väga selgelt ja võiks öelda isegi ju mõistusepäraselt ja ratsionaalselt kätte. Ja osadel kaartidel võibki olla selline otsene sõnum ja teistel on kaudne, aga miks meil pea on? Selleks, et mõelda. Arutleda. Selleks, et asjad keeruliseks mõelda. Seda muidugi. Aga mis oleks, kui sellel hetkel, kui märkad, et ma olen jälle läinud sinna lõksu, et ma olen peas oma asjad keerulisemaks mõtlenud, siis küsida selle koha peale, et okei, kui keeruline versioon on selline ja selles ma olen nagu megaleidlik, siis mis oleks lihtne versioon? Mis tuleb kergusega? Ja lubada seda proovida. Kui hea küsimus, ma peangi üks hommik võtma selle sama küsimuse. Ma kirjutan ülesse kohe, et mis oleks, mis teeks, kuidas see küsimus siis oleks? Et seda ma juba tean, kuidas seda keeruliselt ellu viia, aga kuidas seda sama asja nüüd tegelikult lihtsalt ja kerguses ellu viia? Jah. Jah, ja nüüd, kui te seda kuulate, siis te võite enda jaoks selle sama küsimuse juures kaardi tõmmata ja vaadata, mis sealt tuleb ja me annaksimegi selle usalduse teile, et te ise tõmbate oma käega selle kaardi seda õigema Jaa. Ja tegelikult sedasi on ka, et kui tõesti tunnete, et mõni nagu pilt või kaart nagu, no ei hakka rääkima, aga ole julge ja võta meiega ühendust. Ükskõik, olgu see Ülle, olgu see mina, olgu see Külli, kellele julged kirjutada, sellele kirjuta ja me toetame sind. Selline mugavustsoonist välja hüpe oli praegu, on ju. Tahaks kohe näha, mis tunne tekkis seal teisel pool ekraani. Mis me tahaksime veel siia lõppu öelda? Me oleme selle jaoks, et teid aidata, toetada nende samade kaartide abil, mis on kõige lihtsam variant. Kõige kergem ja lihtsam variant. Ja selleks on ainult vaja endale koju see soetada. See lihtne ja kerge variant. Ja kui sa oled selle... Ja, jätka. Ja kui sa oled selle ise endale juba ostnud ja tegelikult näinud seda võlu ja me ju näeme siit tagasisidedest, et see võlu on olemas, siis ära unusta, et see on sul seal laua peal olemas või sahtlisse vajunud, et hoia ta nähtaval, siis on ta meeles ja siis on teda lihtsam kasutada. Ma tean, et on ka neid, kes käivad kogu aeg kaardipakk käekotis kaasas, naiste eelis on ja kellel on käekotid olemas. Reaalselt neid inimesi on ja see on nii kihvt kuulata, kuidas nad ütlevad, et nii kui küsimus tekib, kohe tõmban kaardi ja kohe lööb pea selgeks ja mõtte selgeks ja ma tean, et tiimid kasutavad neid kaarte koosolekutel, nagu mõelda vaid, kui äge. Ja sellisel juhul, kui sa näed, et need on nii ägedad kaardid, siis jõulud on tulemas. Võta see kaardipakk ja kingi neile, kellele sa tahaksid samasugust selgust, fookust, kindlameelsust edasi anda. Mis saab olla parem kingitus, kui kindlustunne iseenda sees, selge pea ja fookus, et mitte rapsida 100 silmakaares ringi, vaid valida see üks ja õige ja minna seda teed. Väga hästi öeldud. Imeilus. Külli, mis sina lisaksid? Ma arvan, et ma tahaks inimestele öelda seda, et usaldage oma sisetunnet.
see on kõige parem teejuht ja see näitab teile täpselt, kuhu on vaja edasi minna. Et ma ise ju ka aeg-ajalt ikkagi tõmban omale kaardi ja vaatan, mis edasi. Sest tavaliselt, kui valikuid tuleb, siis tuleb neid ikkagi mitmekaupa. Ei tule üks korraga. Elule meeldib vaadata, et kui neid on mitu, mis sa siis valid, kas sa jääd oma südames tehtud valikule kindlaks või lähed jälle sellesse õnge, et ma pean kõike korraga tegema, ainult siis ma saan õnnestuda, on ju. oi, sinna rattasse on nii kerge libiseda. Väga-väga kerge ja teised tõmbavad ju ka kaasa, on ju, sellepärast, et kõik rapsivad ja siis sul on selline tunne, et ma pean ka tegema kõike koos, muidu ma jään nendest ju maha. Igal juhul meie oleme teie jaoks olemas, valmis nõu ja jõuga toetama ja kõige lihtsamal moel leiad meid kaardipakist. Ja me soovime imelist oma teekonna loomist selguses, fookuses, kerguses ja mitte minnes seda keerulist teed pidi, vaid tehes ikka asjad lihtsamaks. Sina ise oled oma elu kõige tähtsam projekt, pea seda meeles. Siis õitseb ka kõik muu. Just siis õitseb kõik muu. Soovime teile imelist päeva jätku. Tšau! Tšau!